Kas siia saabunud reservväelaste hulgas on ka mõningaid vanu tuttavaid, kes on siin juba mitmendat korda? Ja need on päris palju. Et tegelikult see juhtiv koosseis, kes võib-olla meie kaasub rohkem, et see on ikkagi selline seltskond, kellega me käime päris tihti läbi ja kutsume oma üritustele ja no ise ka väga aktiivsed. Et see on selline koht ikkagi, et kui tahad sõpri kokku saada, siis tuleb õppus korraldada. Kuidas teie Afganistani missiooni kogemus tänasel siilil kasuks tuleb, kui peaksite võrdlema päris sõja ja lahingõppuste kogemust? No päris lahingkogemused annavadki tegelikult selle enesekindluse julguse teha neid asju, mida päriselt on vaja teha. Me teame tegelikult, mis asjad töötavad ja mis asjad ei tööta. Nii et see annab võimaluse fokusseerida seda väljaõpet ja viia tegelikult seda üksust hoopis teisel tasemel. Millal te ise viimati relvast lasta saite? Relvast lasta ma sain tegelikult vist mõni kuu tagasi viimati. Nii et ega pataljoni ülemal seda ülemäära tihti ette ei tule. Ma loodan, et ma õppusel ikkagi oma relva tahmaseks saan. Kuhu me sõidame? Me sõidame Sirgalasse sõidame laskmistele. Mitmes selline reservväelase õppus see teie jaoks on ja kas näete siin palju vanu tuttavaid? See on meie mõlema jaoks siis esimene, sest teenisime koos olime ühes jaos ja no, tuttavad näod on ikka kõik, peaaegu kõik kohal siin. Millal te viimati relva käes hoidsite? Relva hoidsingi kuskil 5 aastat tagasi, et kui viimati aega teenisin. Mis tunne nüüd on relva kätte võtta? Oi, väga super. Viiks koju, kui oleks võimalus. Kirjeldage, milline olete teie kaitseväelasena versus tsiviilelus? Ma arvan, et kaitseväelasena saad natukene olla enesekindlam, et kui tsiviilelus oled natukene rahulikum inimene, elad rahulikult, käid tööl, kodus, et võrreldes kaitseväega siin saab natukene oma adrenaliini välja elatud ja kamraadidega nalja teha. Hetkel siis on täiendõppe, et me saaksime kõik reservväelased ühele tasemele. Samal ajal, kui siis osad võitlejad veel lasevad, eriala mehed valmistuvad laskmisteks, siis käime üle sellised baasteadmised, mida on jagudel vaja, ehk siis sihtmärgi osutamine, et kuidas kaasvõitlejatele selgeks teha, kus vastane asub, nii et kõik ühtemoodi sellest aru saaksid ning formatsioonid, et metsa vahel liikumine ei oleks selline kaootiline, vaid ikkagi organiseeritud ja oleks lihtsam seda üksust juhtida. Kell 1! Orienteer! Rehvi hunnik! Mis tunne oli panna nüüd vormi uuesti selga? No, ma nüüd natukene tsiteerin oma abikaasat, et ütles, et sa olid rohelises väga ilus. Ehk siis kohe tekkis uhke tunne, et jälle saab Eesti eest võidelda ja võita. Olemas. Mitu puudu on? Sul on vaja. Täna on siili teine päev. Vahetasime just jaoga varustuse üle. Jõudsime siia laskmiskohta. Nüüd hakkame õppima oma erialasid kordama uuesti. Tuttavaid sõpru on üllatavalt palju tulnud. Meil siin jao koosseis on peaaegu terviklik, et siin 2 inimest on siin ja seal kuskil välismaal, aga ülejäänud kõik, kes on nagu said tulla, need on kohale tulnud. Millega sa praegu tegeled? Me võtame praegu trassermoona välja, kuna tuleohutustõttu seda ei tohi praegusel ilmastikul lasta, kuna naist läheb põlema. Siil on just alanud, oled sa siin vanu tuttavaid ka märganud juba? Vanu tuttavaid ei ole, aga ütleme, et päris elev, et juba reserv läheneb ja õppused käivad ja terve pataljon on kohal, et päris lahe tunne. Tähendab seda, et vasakpoolne on masin, mida tuleb hakata jäigaga tõmbama. Parempoolne masin on see, mis tuleb ette. Kas see oli raske ülesanne, kuidas see lahendamine läks teil? Tegelikult läks suhteliselt lihtsasti, et
tundub, et seda unimoogi on ikkagi hästi hooldatud ja seesama metallist lüli on ka suhteliselt uus, et tavaliselt on küll niimoodi, et ühe inimesega ei tõmba välja, aga tundub, et eelmised omanikud on hästi hoolitsenud selle auto eest. Kas te nende ülesannete käigus õpite olulisi teadmisi, mida Eesti maastikul ellujäämiseks on ühel kaitseväelasel tarvis teada? Kindlasti, ma usun, et nii tsiviilis tuleb saabiks kui siin sõja ajal näiteks. Ja pane valmis. Jõudu.